ütlen, et Viimsis on põhjaveega väga suured probleemid, joogivett ei ole. Tallinnas on ka juba see piiriga. Soodla on puhta vee reservoar. Militaarreostus on kõige suurem reostus põhjaveele. Et mis hinnaga me siis need harjutused siiski teeme? Kas me teeme selle hinnaga, et siis lõpuks meil ei ole puhta vett? Meil ei ole inimesi, kes siin elavad, keda me kaitseme? Tänan selle küsimuse eest. Püüan siis vastata nii palju kui meelde jäi. Et aastaid on näiteks Kaudsepataljon harjutanud nii-öelda oma tegevusi Lätis, Adažis. Tänaseks on kahjuks selline olukord, et see harjutusväli on nii ülekoormatud, et me kahjuks ei pääse sinna löögile. See, kas Soodla on ainus valik, see ei ole Kaitseväe öeldud. Meie kirjeldame oma vajadused, nii nagu sai sissejuhatus öeldud, RKIK, Kaitseministeerium. Nemad on see pool, eks ole, kes vastutavad selle eest leida väljaõppe läbiviimiseks kõige paremad ja kõige sobilikumad alad. Meie kirjeldame seda, mida me vajame väljaõppe läbiviimiseks. Ma loodan, et ma vastasin teile küsimusi. Võib-olla kommenteeriks ja kaks sõna vahele, et need analüüsid on tehtud koostöös Kaitseväega, Kaitseministeeriumiga ja juba aastatel 2010–2014. Nendel positsioonidel on ilmselt veel täiesti teised inimesed, need otsused on ammu tehtud, et ma ei tahaks tänasel arutelul selle juurde tulla. Mis puudutab mõjuhinnanguid veel, need on kahtlemata väga olulised asjad, mida tuleb hinnata ja neid ka hinnatakse, et selle samas mõjuhinnamise etapis ongi kaardistatud neid mõjusid, mida on vaja hinnata ja sellest räägib pärast hiljem pikemalt, mida siis hinnatakse, kuidas hinnatakse mõjuhinnamise ekspert. Ja, neil on siin taga väga pikalt olnud käsi püsti, ma võtan kõigepealt tema ja siis tulen siin ette tagasi. Te ütlesite, et olete käinud ja ma tean, et see on käinud meediast ka läbi nädal aega tagasi, käis intervjuu läbi, et Eesti Kaitsevägi käib Lätis harjutamas, on igati teretulnud ja samas intervjuus oli ka öeldi välja, et Läti ehitab Leedu piiri peale. Ma tegin omale märkmed üles. Läti piiri lähedal siis on suurim Ida-Euroopa polügoon rajamisel, mille suurus on 25 600 hektarit, mis on kordades suurem praegusest Adažist. See on Sevilla lähedal ja see tuleb rahvusvaheline ja öeldi ka selles intervjuus, isiklikult nägin seda intervjuud, öeldi ka, et eestlased on ka igati loomulikult sinna tere tulnud. See polügoon, rõhutan veel kord, on Ida-Euroopa suurim. Ehk siis tegelikkuses meil puudub praegu igasugune vajadus meie oma inimestest üle sõita, nende kodud hävitada. Sest me ei räägi ainult siin eilsel koosolekul YouTube'ist vaatasin ja kommenteerisin samamoodi sinna. Me ei räägi ainult siin 100 perekonnast, me räägime tegelikkuses ju tuhandetest, sest te ei arvesta sellega, kuhu see müra kõik kostub. Mina elan Soodlast 10 kilomeetrit ja kevadtorm oli täielik katastroof minu majapidamisele. Ja nüüd, kui te hakkate kevadtormisuguseid tegema oma sõjamänge seal 300 päeva aastas, siis andke andeks, te muudate tuhandete inimeste elud täiesti elamiskõlbmatuteks. Et äkki teeks koostööd Lätiga, Leeduga, Soomega, Põhjamaadega ja ei sõidaks nii julmalt inimestest ja meie loodusest üle. Aitäh! Ma kujutan ette, et mingid harjutusi tõenäoliselt on ka meil võimalik tulevikus teha, aga see Soodla harjutus ei täida sugugi seda rolli. See on meil suhteliselt keskpolügooni lähedalt. Ta on vajalik nii-öelda suhteliselt lähiharjutusalana. Suurõppused, millest siin jutt oli, neid ei toimu 300 päeva aastas. Suurõppustest me räägime võib-olla 20 päeva aastas. Kas see sama laiendatud ohuala ma võib-olla täpsustan siia juurde. Et selle vajadus on eeskätt suurõppuste ajal ja ütleme siis puhtalt ohualadena muudel aegadel. Et see 300 päeva aastas
ei ole suurõppused, selle sisse mahuvad väga erinevad õppused, sealhulgas võib-olla suurusjärk pool sellest ajast. Õppused, millega tingimata ei pea kaasnema ohualad, aga nad toimuvad õppused, on ju. Kasutatakse nii-öelda, õppemoona, on ju. Imitatsiooni vahel. Pauk on, aga nendel ei ole ohualasid, selles mõttes, et meil on vaja läheda, laske väljas, et me ei saa igapäevaseks õppeks sõita teise riigi teise otsa. Muidugi, inimesed kolivad enda kodus. Palun võtame küsimused ükshaaval. Jah, kuidas see nimi oligi, Vadim ja Vladislav, suht toetama. Et vaata selline asi, et teie oma tegevusega olete piirkonna elanik, kelles huvitate need terroristid. Inimesed tahavad tulla, pääseda mürast, tahavad olla rahus kuskil. Nüüd olete teie paugutate, meil räägitakse seda, et ennem oli 90 päeva. See on juba väga häiriv, sa ei saa mingit teatud päevadel rahus olla, sa ei saa puhata, sa ei saa mitte midagi normaalselt teha, mõtted ei ole puhkusrežiimil, kui need paugud käivad kogu aeg. Ja nüüd te räägite, et hakkate paugutama 300 päeva aastas. Saate aru, et seal on rekreatsioonialad, seal on puhkealad, seal on õpperajad, seal on matkarajad. Ja te tulete ja te võtate inimestelt selle ära. Ja nüüd ütlete, et teil ei ole aega teise kohta minna. Aga teised inimesed peavad seda teie jama seal kannatama. Tõesti, jah, sõdida on vaja, harjutada on vaja, paugutage kuskil mujal, leidke selleks sobiv koht. Aitäh. Ja, küsimust siin küll ei olnud. Ma palun, et me jääksime viisakaks, aga jätkame ettekannetega, palun. Ja kasutan ka mina. Et Kadri Vahel olen siis mina ja aitan siis koostada planeeringut. Ja ma taustaks siis ütlen, et meil on praegu planeeringu esialgne lahendus, mida me siis nimetamegi eskiislahenduseks. Tutvustame seda just selle mõttega, et saada siis tagasisidet inimestelt. Ja selle põhjal on siis ka kokku pandud KSA programm, mis kirjeldab seda, kuidas on plaanis neid mõjusid hakata hindama. See ei ole lõplik lahendus, see on esialgne ja selles mõttes me koondamegi erinevaid arvamusi ja põhilahenduse etapis, kui me sinna jõuame, seal siis hakkab kujunema see lõplik lahendus sellest harjutusväljast ja sellega kaasnevatest teemadest. Aga vaadake, te ennem just sekund tagasi ütlesid, teeme nii. Tegelikult ei või kaasa. Minu käes on mikrofon, lepime kokku, et mina teen oma ettekande ära. Rääkige nii, nagu asjad on, et te teete ära, mitte te kaasa inimesi. Ei, te saate asjadest valesti aru. Teeme nii, et ma teen rahulikult oma ettekande ära ja siis me arutame asju. Et protsess on siis siin sellise ülevaatliku skeemina antud, et täna me oleme siis selle eskiislahenduse ja KSA programmi avaliku arutelu juures, ja sellele siis järgneb see põhilahendus ja koos sellega siis KSA aruanne, et seal siis valmivad uuringud, täpsemad mõju hindamised ja seal on siis ka omaette veel kooskõlastamise etapp, samuti siis ka avalik väljapanek ja arutelud ja alles siis tuleb see kehtestamine. Planeeringuala siis on nii Soodla harjutusväli kui siis ka ühenduskoridorid keskpolügoonile, et kuna need on olulised, vajalikud, siis on need ka planeeringualasse hõlmatud. Siis planeeringu lahendus on jah hetkel suhteliselt üldine, aga sellegipoolest, et siin on siis antud selline esialgne ehitusõigus, et maksimaalne hoonete arv on meil siis 100 ja ehitusalune pind siis 150 000 ruutmeetrit ja maksimaalne kõrgus 30 meetrit.
ja need ehitusnäitajad tulenevadki sellest vajadusest, et täna on meil põhimõtteliselt jah, esmalt on meil vaja ainult ütleme sellist klassikalist harjutusvälja, aga tulevikus võib olla ka vajadus siis siia rajada ka hooneid, näiteks teeninduslinnakut ja need ehitusõiguse näitajad olemegi siis võtnud põhimõtteliselt keskpolügooni näitel, et kuna Soodla on siis ütleme 2 korda väiksem, siis need näitajad on ka siin 2 korda väiksemad. Et need on siis need numbrite põhjendused ja võib-olla korra selle kõrguse osas ütlen lihtsalt nii palju, et see kõrgus ongi antud maksimaalsena, nagu kõik tegelikult need ehitusõiguse näitajad, aga see peamine vajadus hoonete osas ikkagi on selline teeninduslinnak, ütleme maksimaalselt selline 10 meetrit, 1-2 korrust, et see 30 meetrit lihtsalt tuleneb siis, kui näiteks on vaja mingit sellist vaatlustorni, mis on siis selline pigem sellised üksikud tornid, mis on siis oluliselt kõrgemad kui see tavapärane hoonestus. Et see ei tähenda, et meil lausaliselt tuleb siia 30 meetri kõrgune hoonestus, et seda vajadust kindlasti ei ole. Hoonestusalad on siis esialgu siin ka sellise illustratiivsena markeeritud, et tegelik ütleme selline hoonestusala piirkond ikkagi on ka see kogu see harjutusväli, aga see siin meil ka ilmselt täpsustub, lähtuvalt siis ka mõju hindamisest ja sealt tulevatest tingimustest. Juurdepääsuteed siis Narva maanteele ja Lõuna ja Põhja laskeväljade vahel, et need on siis, kuna tegu on siis täna olemasolevate teedega, et neid siis siia planeeringulasse hõlmatud ei ole. Ja loaala siis samamoodi, et kuna see on selline erandjuhtum, mida rakendatakse ainult erandkorras maksimaalselt, mitu päeva see meil oli? 90 arvestatud, aga ütleme see tegelik reaalsus ilmselt on ka midagi hoopis väiksemat, et keskpolügoonil on meil vist täna 20 päeva on seda reaalselt nagu rakendatud, et selles mõttes, et see on oluline kitsendus, me saame aru avalikkuse jaoks, et seda selles mõttes kergekäeliselt siin ei rakendata. Ja võib-olla nendest teedest ma praegu tegelikult ei räägigi ja lihtsalt tahtsin veel korra üle täpsustada ühe selle teema, mis tuli ka siin korduvalt esile, et ma lihtsalt käin selle korra üle, et hästi palju segadust oli ANI ja üldplaneeringust tuleneva ühe infokihiga. See oli siis selline 2 kilomeetri laiune ala siin harjutusvälja ümber, see on see sinine katkenud joon seal ja siis on meil siin rakenduses praegu tähistatud kui Kaitseväe keskpolügooni ümbritsevas riigimetsas alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks määratud ala, et ANI ja vallaga oleme selle üle täpsustanud, et tegu on siin eksitusega, et tegelikult selle kihi nimi on see piiranguvöönd. Ehk siis nagu ma eile ka ütlesin, et see siis markeerib piirkonda, et kus ehitamissoovi korral on kohustus siis Kaitseministeeriumiga see tegevus kooskõlastada. Et selle täpsustan üle ja me teeme siis ka siin rakenduses selle vajaliku täpsustuse. Kui kaugel see saab üle? No, jah, ta on põhimõtteliselt võrdselt 2 kilomeetrit. Ma praegu ei võtaks siiski neid küsimusi, et ma annan siis aide. Ja selles protsessis olen mina keskkonnamõju hindamise juhtekspert. Mõjude hindamiseks oleme muidugi loonud eksperdigruppi, mitte minu üksi, ei asu neid mõjusid hindama. Täna on eksperdigrupi liikmetest kohal ka
liikuvuse ja ühenduste ekspert Hendrik Puhkin, kes siis hakkab hindama kõiki teemasid, mis puudutavad nende ühendus- ja juurdepääsuteedega seotud muresid, mida juba eile välja toodi, lisaks matkarajad ja kõik muud, mis seostub selle harjutusvälja planeerimisega. Aga keskkonnamõju hindamises me siis keskendume oluliste mõjude väljaselgitamisele. Kui need olulised mõjud on välja selgitatud, siis selle tulemusel loomulikult selgub ka see, et millised on nende mõjualad ja meie siis järgmine töö pärast seda, kui mõju hindamine lõpeb sellega, et me siis analüüsime ja proovime leida lahendusi nende mõjude kas vältimiseks või leevendamiseks ja teine osa sellest meetmete plokist on mõjude seiramine. Millised need olulised keskkonnamõjud on, seda me veel täna ei tea, sest nagu enne juba selgitati, mõjude hindamise programm on lühidalt öeldes lähteülesanne, et mõjude hindamise tulemuseks saab olema aruanne, mis siis avalikustatakse samal viisil, nii nagu programm avalikustatud on olnud. Mul on üks küsimus, kas teie tegite seda Natura 2000 alade siis hindamisega ka? Sellest ma kohe räägin. Ja seda te leiate mõjude hindamise programmist, mis on väljas Kaitseministeeriumi kodulehel. Seega tuleb kõik, et kui me lähme rahulikult edasi, siis need küsimused saavad vastused. Ma nüüd lühidalt räägin siis, millised uuringud on kavas mõjude hindamiseks. Et esimene ja väga oluline uuring kindlasti on siis militaarmüra ja vibratsiooni uuring, et ettevõte Kajala Akustik hakkab modelleerima militaarmüra, selle tugevust ja siis levi ulatust. Siis järgmine uuring, mille vajadus tuleneb muinsuskaitseseadusest, on arheoloogiline uuring. Seda viivad läbi spetsialistid muinasprojektist ja see uuring siis tehakse koostöös ja kooskõlastatakse Muinsuskaitseametiga. Kolmas uuring, mis on ka mõjude hindamiseks selles piirkonnas kahtlemata väga vajalik alusandmete kogumiseks, on siis vajadus inventeerida metsiste, tetrede ja kõigi kotkaliste leidumist piirkonnas. Kõik need, kes on juba jõudnud tutvuda mõjude hindamise programmiga, saavad nüüd küsida, et programmis seda uuringut välja ei ole toodud. Ja tõesti, selle uuringu vajadus selgus koostöös Keskkonnaametiga hiljem ja siis Keskkonnaameti ja Keskkonnaagentuuri koostöös. Keskkonnaagentuur viib selle uuringu läbi ja me saame need vajalikud alusandmed. Lisaks on alal ka varem juba läbi viidud uuringuid. Me võtame ka nende tulemused muidugi arvesse, siis taimede ja sammade sammike inventuurid ja elupaikade inventuurid. Ja muidugi viiakse nii keskpolügoonil kui teistel polügoonidel ja harjutusaladel läbi seiret, et ka seire tulemused annavad meile vajalikke andmeid. Mul on küsimus, et kas te teete seda laua tagant hindate neid mõjusid või te käite ka looduses metsas? Me käime ka looduses metsas ja inventuuride tegijad. Täna ma just sõitsin Soodla harjutusväljakut läbi ja rääkisin ühe kohaliku inimesega, kes ütles, et tema ajas seal Männiku all on kõige suurem metsiste koondumisala, kus isa metsiseid on teed täis. Et mis te nende metsistega teete, püüate puuri viite koju? Ei, koju neid keegi ei ole. Ja minu ettepanek on ka, et kuulame ära. Kuna planeeringuala kattub osaliselt siis Natura alaga, Põhja-Kõrvemaa loodus- ja linnualaga ja Valgevere loodusala ei jää ka väga kaugele, siis on mõjude hindamise
programmi koostamise käigus meil läbi viidud juba Natura eelhindamine, nii nagu seadus seda nõuab ja eelhindamise tulemus oli, et mõjud Natura kaitse-eesmärkideks olevatele liikidele ja elupaikadele ei ole välistatud ja selle tõttu on meil kohustus siis järgmises etapis täiemahuline Natura hindamine läbi viia. Aga seda me uurimegi. Lisaks on ju alal mitmed kaitsealad, Valgevere hoiuala ja Kõrvemaa looduskaitseala, seal on teada väga paljude kaitsealuste nii looma kui linnuliikide esinemine. Planeeringuala kattub rohevõrgustiku tuumala, see on sama tuumala, kus Kaitseväe keskpolügoon, seal on lisaks väärtuslikke maastikke. Me oleme mõjude hindamise käigus juba nüüdseks selgitanud, et enamus metsakooslusi on veerežiimi muutustele tundlikud. Sellega tuleb arvestada, selle sisendi me oleme tellijale juba andnud, palvega sellega arvestada. Ja oluline on ka see, mida te kõik teate, et planeeringualal on Soodla veehoidla, mis on osa siis Tallinna joogivee haardest. Et mõjude hindamise käigus me küll arvestame sellega, et Soodla veehoidla ei ole ei avalik ega avalikult kasutatav veekogu ja kõik tegevused, mis seal toimuvad, saavad toimuda omanike loal, siis veehoidla omanike loal, kaasa arvatud Kaitseväe tegevused loomulikult. Milliseid mõjusid me hindama hakkame? Ma olen need tinglikult, aga tõesti ainult tinglikult jaganud 3 osasse. Need on siis mõjud looduskeskkonnale, kõik eelpool välja toodud valdkonnad juba. Teiseks olen mu pealkirjastanud selle, et mõjud sotsiaalsele keskkonnale, aga tegelikult on need mõjuvaldkonnad, mis lõppkokkuvõttes avaldavadki inimesele mõju, siis müra ja vibratsiooni tekke, õhusaaste tekke ja võimalikud mõjud nii joogiveele kui siis põhjaveele laiemalt ja palun täpsustada, kas need mõjud hindate koos teiste keskkonnamõjude kaevandustega? Jah, seda ma kõike plaaningi täpsustada järgmisel slaidil, et jõuame siis. Ja 3. siis see valdkond on selline valdkond, mis puudutab jätkusuutlikkust ja sellist toimekat majandamist, sinna hulka kuuluvad siis hinnangul mõjud kliimale. Me hindame mõjusid maakasutuse muutustele läbi LULUCF-i metoodika, mis on siis maakasutuse muutuste hindamise metoodika, mida kasutab ka Eesti riik oma kasvuhoonegaaside heidete deklareerimiseks. Ja me pöörame tähelepanu jäätmetekke vältimisele, sellele, et jäätmed ei jääks keskkonda ja avaldaks selle mõju ja teiseks ka ringmajandusele, et meil on seisukoht, et ringmajanduse võtteid ja põhimõtteid saab kasutada muu hulgas ka Kaitseväe tegevustes. Ja 3. oluline punkt siis on mõjud kultuuripärandile. Ja me hindame mõjusid koosmõjudes, ehk et me võtame arvesse ka keskpolügoonilt tulevad mõjud, me vaatame, kas nad omavahel nii-öelda kumuleeruvad ehk siis kattuvad. Avalikustamise käigus tuli meile väga palju ettepanekuid selle kohta, et kui laia mõjuala me nende koosmõjude hindamisel peaksime käsitlema, pakuti erinevaid numbreid, aga ma olen seisukohal, et me ei piiritle seda konkreetsete kilomeetrit ja kui me hindame neid koosmõjusid tõepoolest nii kaugele, kui nad avalduvad, olenemata kilomeetrist või omavalitsuse piirist. Ja nagu juba enne ka öeldud, et siis nii koosmõjude kui muude mõjude leevendamiseks või ärahoidmiseks me püüame anda leevendusmeetmed
need ühtepidi saavad olla sellised, mis lähevad planeeringusse tingimuseks, aga mina leian, et kõigil ekspertidel on õigus ja ka kohustus anda ka soovitusi nii Kaitseväele oma tegevuste korraldamiseks kui miks mitte ka omavalitsustele. Ja nüüd räägib Kadri lühidalt veel nendest asjakohastest mõjudest. Et täiendavalt me käsitleme siis ka asjakohaseid mõjusid, et siin väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute alusel siis ka on toodud välja paljusid teemasid, mida siis kohalikud elanikud sooviksid selle raames näha. Et me siis teeme selle põhjal siin sellise ülevaate ja mille osas meil on täna info olemas, avalikult kättesaadav, et see on siis praegu mõeldud meie lähenemisena. Aga siis me praegu lõpetan ja annaksin siis Kadri sulle tõusa ülevaate nendest väljapanekul esitatud ettepanekutest. Tegelikult see väga tugevalt jookseb kokku nende samade ettepanekutega, ma praegu üritangi või püüan omalt poolt anda ülevaate sellest, milliseid ettepanekuid eskiisile KSA programmile esitati ja kas ja kuidas me saame nendega arvestada. Ja sinna juurde lõppu sobib siis hästi see arutelu. Siin te näete nimekirja asutustest ja isikutest, kes on meie selles protsessis kirjutanud. Kokku lugesime 42 kirja, päris paljud küsimused, kommentaarid tegelikult kirjast kirja korduvad ka täpselt samas sõnastuses, et kindlasti neid ettepanekuid nii palju ei ole ja ilmselgelt ei ole meil võimalik ükshaaval kõiki need ettepanekuid läbi käia, mistõttu me oleme selle protsessi lihtsustamiseks need grupeerinud, toonud välja olulisemad ettepanekud, mida esitati ja püüan omalt poolt anda ülevaate, kas ja kuidas me arvestame. Ma veel sissejuhatuseks lisan nii palju, et me avalikustasime KSA programmi eskiisi, meil esitati väga palju küsimusi, küll eelvaliku kohta, küll mõju hindamise kohta, kommenteeriti, millised peaksid olema mõjud ja nii edasi. Kuna me ei tegele praegu eelvalikuga, vaid programmiga eskiisi ja kuidas sellest edasi minna, siis neid küsimusi me ei kommenteeri siin hetkel pikemalt ja nendele me ei vasta põhjalikumalt. Me anname üldise vastuse kõigile neid puudutavatele küsimustele enda vastustes. Mis puudutavad mõjuhinnanguid, siis see etapp on ees, nagu me tänasel hetkel oleme siin korduvalt öelnud, et mõjuhinnangud alles tulevad. Esialgsed hinnangud hakkavad tekkima kuskil aasta lõpuks, kuskil järgmise aasta suvel või joonmaal. Nende avaliku väljapanekuni ja omakorda sügisel siis avalike aruteludeni. Aga uuesti nende ettepanekute juurde, et väga suur hulk küsimusi puudutas ühenduskoridore. Öeldi, et ärge tehke lõunapoolset, ärge tehke põhjapoolset, ärge tehke keskmist ühenduskoridori, ärge kasutage Jüssinammu. Kahjuks on need kõik teed meile vajalikud, rohkemal või vähemal määral. Nad kõik on meile vajalikud, need teed on täna ka olemas. Meil on planeeringus teede koridoriks määratud 200 meetrit. See koridor tähendabki seda, et selles koridoris me otsime nii-öelda kõige vähem keskkonda koormavat paigutus sellele, kust, ütleme siis kummale poole teed on seda natukene tõenäoliselt vaja laiendada. See teed on täna üldjuhul liiga kitsad selleks, et seal saaksid sõita Kaitseväe masinad nii-öelda kahes suunas korraga üksteisest mööda. Et meil on vajadus neid teed laiendada. Kui me jätame ära ühe tee, seda suurem on koormus teistel teedel. Kui me jätame ära mitu teed või need kõik teed, see tähendab seda, et see Kaitseväe liiklus tuleb Narva maantele, ta tuleb Piive maantele, ehk siis selle tulemuseks on see, et seal väga-väga kõvasti liikluskoormus suurem. Et kas see on see lahendus, mida tahetakse? Ilmselt ka mitte see. Aga need mõjusid me hindame, kuna ta on Natura võrgustiku alal, siis eriti karmid ja otsime neid lahendusi, kui peaks selguma, et ebasoodsaid mõjusid ei ole
võimalik leevendada näiteks sellega, et ütleme, mingites teekoridoridest nihutatakse ühele poole, teisele poole, kuskil võib-olla ka tehakse kitsam tee, siis võib osutuda vajalikuks liikuda Natura mõju hindamise etappi. Kui see osutub vajalikuks, siis sellest võivad lähtuda omakorda vajadused täiendavate uuringute tegemiseks, lähtuvalt sellest, millistele kaitse-eesmärkidele need mõjutusavaldusid, võivad olla vajalikud uuringud ja kogu see protsess ilmselt, ma arvan, vähemalt aasta jagu pikeneb. Lähen siit edasi juurdepääsuteede kohta. Juurdepääsuteede osas, kas kellelgi oli selle kohta konkreetselt küsimusi praegu? Mida täpselt, viimane rida, mida tähendab täpselt see korid, viimane edasi? Jaa, mida täpselt tehakse? Helina Tilk, ma olen Arvanistest. Tahtsin küsida seda, et tegelikult ma saan aru, et see Natura ala läheb päris tugeva raadamise alla. Et näiteks teede puhul, eks, kui te neid laiendate ja raadate päris palju metsa sellega seoses. On ju nii? Et me räägime kaitsealustest metsadest, kaitsealustest liikidest, et kas on selline asi ka võimalik, et te tegelikult üldse kolite sealt ära sellest piirkonnast, mis on väga-väga tundlik piirkond? Me ei pea seda väga tõenäoliseks, see harjutusväli on asutatud põhjusega juba aastal 2014. Et me ei pea seda põhjendatuks ja võimalikuks, et pigem me siis otsime lahendusi läbi hüvitusmeetmete, kas ja kuidas me saame neid mõjusid hüvitada. Hüvitusmeetmed on näiteks elupaikade taastamine, täiendavate alade kaitse alla võtmine, seda tüüpi meetmed. Need on meetmed, mida rakendatakse siis väljapool seda harjutusvälja, kus on võimalik, kus on potentsiaalselt võimalik liikidele luua sobivaid elupaikasid või need liigid on teadaolevalt seal olemas, aga läbi kaitse alla võtmise on võimalik seda kaitset tugevdada. Siin on üks osa sellest raadatavast alast on see, mis on ilmselt vaja laskeväljade jaoks. Lisaks sellele meil on teed ja need on lageraied. Kui me räägime laskeväljadest, tegelikult seal on vajalik nii avatud, suletud kui pool suletud maastik. Mõju hindamises me täna oleme arvestanud maksimaalse 90-95% raadamise vajadusega. Me selgitame, kus on need kõige tundlikumad kohad ja see protsent võib mõnevõrra täpsustada, aga meie hindamised lähtuvad tõesti kõige karmimast stsenaariumist ja pigem me nagu otsime kohti, kas ja kus on võimalik seda leevendada ja kus on need kõige kriitilisemad vajadused. Ma teen ühe vahemärkuse, et palun andke käega märku, siis ma saan tuua teile mikrofoni ja siis me saame võtta küsimusi, sest et rahvast on palju, küsimusi on palju ja tagumised ei kuule lihtsalt, mis seal ees toimub. Et ma usun, et see on huvitav teema kõigi jaoks. Ja palun öelge oma nimi, kui te küsite. Mis täiendavad avastajate kaitse on pärast eramu? Jah, tere, mina olen siis seltsingus Roheline Kuusalu ja minul on siis selline küsimus, et nüüd kohe, kui rääkida konkreetselt sellest Natura 2000 alast, et mis liigi kooslused seal on, et mis põhjustel just sinna piirkonda on see Natura 2000 loodud? Põhjused on ilmselt kõige paremini teada Keskkonnaametil, aga võib-olla mis liigid seal täpselt elupaigad on. Ja siis mul tegelikult lisaküsimus veel see, et kuidas siis see kooslus taastatakse, kui see on korra hävitatud? Kui me räägime uuesti sellel alal, et kui me räägime hüvitusmeetmetest, siis see hüvitamine toimub mujal. Ja kui ta toimub sellel alal, siis ta on leevendusmeede ja nii palju kui võimalik, me arvestame leevendamate meetmetega, aga tihtipeale ei ole võimalik kõike leevendada, aga kas sa, Aida, äkki kommenteerid neid elupaikasid, mida seal kaitstakse? Ja Põhja-Kõrvemaa loodusala põhiliselt kaitstakse siis sooelukondlatüüpe. Lisaks on seal linnuala, kus siis on terve rida linnuliike, kelle elukohti kaitstakse. Aga ma tegelikult ikka kahjuks ei saa aru, et ütleme, kui siis mingi kooslus saab hävitatud, et kuidas ta siis teises kohas saab siis, kuidas ta siis nagu selle uuesti loote, sest ma saan aru tegelikult, et Natura 2000 alad ei ole loodud juhuslikult, nendel on Euroopa Liidu poolt direktiivid olemas, et need ei ole nagu tavalised kaitsealad, et ma ei saa tõesti aru, sest näiteks ma seepärast küsisingi, et kas selliseid koosluseid on siis kuskil mujal Eestis veel Natura 2000 aladel näiteks, kui siin sellel Põhja-haridusväljakul?
Saad sa kommenteerida? Ja sarnaseid kooslusi on Eestis veel, aga mina rõhutaks, et meie kõigi töö nii planeerijate kui mõjuhindajate tellija ühise töö eesmärk ei ole ju Natura kooslusi hävitada, et seal Natura on ka suuresti raadata, et need suured raadamisalad ehk Iseenesest üks haridusväljak on poolenisti Natura 2000 ala, see põhjapoolne üks haridusväljak, pool sellest on Natura 2000 ala. Kuidas see peaks, ma tõesti üldse tegelikult ei mõista, kuidas see Natura ala peaks seal nagu üldse säilima mingit pidi. Ja kuidas tõesti taastatakse siis teised pool Eesti kui otsa? Eesti sellest aru ei saa. Taastamisest praegu on veel vara rääkida, kuna me tõesti ka meie veel ei ole seda analüüsinud, et meie esimene eesmärk on leida selline planeeringulahendus, mis kõiki loodusväärtusi, olenemata sellest, kas nad on siis Natura loodusväärtused või siseriiklikud, et neid kahjustataks võimalikult vähe. Ka seda raadamisala ei ole ju paika pandud. Ja töö järgmine etapp siis saaks olema see leevendamine või siis kompenseerimine. Tähendab, te ütlesite, et seal on teedega nagu väga suurte koormustega tegemist ja nagu selle 3-st üks ära jätta, siis teistel see koormusel tõuseb. Kas te oskate võtta mingi arvulise väärtuse selle kohta, et näiteks Tallinna Saku vahel on üksik maantee, kus Maanteeamet vahetava seda sõidukite arvu mõõtnud ja seal on 1+1 tee ja mõõdetakse üle 10 000 auto ööpäevas. Kas te oskate nagu ütelda, kui suurt autode arv niimoodi on siis planeeritud sinna Soodla kahe siis võitleme Soodla ja Keskpolügooni vahel siis nagu liiklema, et ütleme lausa vaja 3, et Saku vahel saab hakkama ühe teega 1+1 ja nüüd on vaja lausa 3 teed 1+1. Et 3 ala on üks osa põhjuseks, mis on 3 on vaja selleks, et kui seal viia läbi suuremaid harjutusi, siis nende harjutuste ülesehitamise strateegia kontseptsiooni kohaselt on 3 vaja. Ja lisaks sellele tuleb muidugi siis see, et kui see liikumine koondub ühte kohta, siis see müra on suurem. Ma neid numbrid ei oska peast praegu öelda, aga need numbrid, kui suured, et meie kõige parema hinnangu alusel, Kaitseväe hinnangu alusel, et koormused on, need on antud müra modelleerijale ja nendega arvestatakse müramõju modelleerimisel. Kairi Kursikülaune. Minu küsimus selline, et harjutusväljak on eelkõige mõeldud siis kaitseväe tugevdamiseks, koos väljutusteks kõigi muudeks asjadeks. Kuidas see 95% raadamine peaks aitama tegeliku situatsiooni siis kaitseväel harjutada, ka siis kui läheb reaalselt sõjategevuseks, siis on nagu kõik metsad võetakse selle võrra või tegelikult saab seda metsa alles jätta ja rohkem nagu päris situatsiooni nagu kirjeldada. No ma ütleks seda, et praegu see 90-95% on see maksimum, mis on võimalik saamiseks. See kindlasti kuskilt saab olla suurem ja mõnes teises kohas saab olla väiksem. Kaitsevägi üritab üldiselt võiks vajab harjutamiseks maastikku, mis meil endal on ja ka meie enda harjutusväljad on erinevad. Et on mõned, mis on vähem lagedad ja mõned, mis on rohkem lagedad. Kui meil seal nii-öelda puulid lendavad, siis ilmselt nad ei saa, kui see puud ees on, siis teatud harjutusi ei ole võimalik teha. Kas Kaitsevägi omalt poolt soovib see midagi sisulises mõttes lisada? Ei. Et minu poolt hetkel. Helena Eenok, Eesti Metsaabiks MTÜ juhatuse liige ja samuti Sigula küla maade omanik. Mul on seal esivanemate maad ja ma olen just praegu nii-öelda hoogu võtmas, et hakata siis talukohta taastama. Ja nüüd ma saingi natuke šoki siin, sest ma avastasin, et kas minu maad jäävad ka piiranguvööndi sisse. See on nüüd selline kiire vahepõige, tegelikult selgitame selle hiljem välja, aga kaasamine kui selline minu arvates ei ole, kogu austuse juures ei ole hästi läbi viidud. Ehk meie siis Eesti Metsaabiks MTÜ-na oleme kaasatud ja meil on saadetud ainult üks e-kiri, kui midagi kuskil spämmi folderist ei ole kaduma läinud.
meile saadeti info, et algatatud on siis KSA avalik väljapanek või kõik, ei mingit infot tänase koosoleku kohta, mitte midagi, täiesti null. Avaliku väljapaneku teates oli infoga nende koosolekute kohta. Need teate oleks pidanud minul, ma arvan, et saama ka selle kohta, võib-olla algatamise teate kohta teie veel ei saanud, aga kõik maaomanikud said nii e-maili kui ka tähitud kirja selle kohta, et see riigi eriplaneeringu koostamine on algatatud. Ja samamoodi läbi avaliku meedia sai sellest teatatud nii algatamisest kui siis sellest programmi avalikustamisest. Mina Sigula küla elanikuna või tähendab elanikuna või maade omanikuna ei saanud mingit infot selle kohta. See on selles mõttes, see on mõneti kummaline, kui te ütlete, et ei ole saanud, sest meie poolt välja on läinud sadades kirjasid personaalsete teavitustega. On üksikud kirjad, mis on tagasi tulnud, meil on need aadressid saadud maaomanike kohta rahvastikuregistrist, mõnel puhul me teame, et need on täiesti sellised, mis ei ole kõiged aadressid sinna pandud, seal ei ole meil nagu midagi teha, kui inimene on seda aadressi avalikustanud. Aga ma julgen öelda, et me omalt poolt oleme teinud kõik selleks, et kõik maaomanikud oleks personaalselt teavitatud, lisaks, et tavaliselt teavitused, mis kõigi nende mõjuhindamiste puhul lähevad, riiklikus lehes, kohalikus lehtedes, vallalehtedel, meie enda lehel, et tõenäoliselt on alati liiga vähe seda teavitamist, aga see teavitamine tegelikult on tehtud, et võib-olla tõesti on mingid kirjad ka netiavarustest läinud. Meil on tagasiside selle kohta, et mingid põhjusel ei ole kirja kätte saanud ka näiteks Tallinna Vesi. Ma ei oska öelda põhjuseid. Need on läinud läbi dokumendihaldussüsteemi, läbi e-maili, on meil kirja läinud. Ma ei oska seda kommenteerida, kellest tingitud. Meilt on kirjad välja läinud. Ma küsin kohe teise küsimuse otsa, et me palusime kõigepealt Kaitseministeeriumilt, siis suunati see päring edasi KIK-i, palusime siis dokumendina läbi viidud taimede inventoori ja tegelikult teabenõudele vastamise aeg on 5 tööpäeva, aga hetkel on kokku läinud 33 päeva. Meil ei ole seda saadetud, tõsi, meile saadeti vastus, et meile seda ei väljastata, kuna see on esimese ja teise siis kategooria liikide elupaiga taga. Ma kohe ka vastasin sellele meilile, et Eesti Metsavõiks MTÜ-l on sõlmitud Keskkonnaagentuuriga leping, et meil on kõik need asukohad on teada ja meil on nii-öelda omakorda siis vaikimiskohustus. Aga sellel ei ole mingit vastust tulnud ja praegu on 33 päeva juba mööda läinud, et me tegelikult oleksime soovinud seda siis dokumenti kasutada siis oma ettepanekute kirjutamisel. Ja ma mõistan, ma seda konkreetset uuringut kommenteerin võib-olla veel nii palju, et see sai tehtud juba ennem seda, kui keskpoliitika riigi eriplaneering oli selleks, et saada teada, et millised kaitseväärtused on koridorides. Ja tol hetkel ei olnud osa avalikust protsessist ja tegelikult ongi ametkondlikuks asutuseks ühe versioonina tehtud dokument. Ma kohe, hästi kiiresti ütlen, et tegelikult on olemas selline asi nagu Orhusi konventsioon, mis ütleb, et loodusandmed tegelikult peavad olema kättesaadavad just nimelt nendel tingimustel, et meie siis hoiame esimese ja teise kaitsekategooria liikide elupaikasid. Ma kohe jõuan selle juurde, et mis puudutab nüüd esimese ja teise kategooria liike, siis tegelikult me oleme omalt poolt need andmed esitanud Keskkonnaametile, et need jõuaksid ka keskkonnaregistrisse. Selle protsessi käigus selgus see, et mingil põhjusel ei ole nad Keskkonnaametist edasi liikunud Keskkonnaagentuuri, et need liigid, mis seal uuringus on, nende kaardirakendustel, mis te nägite avalikult, nad veel ei kajastunud, aga nad kõigis meie mõjuhindamistes ja programmi keskkonnaülevaates juba arvestatud. Me oleme omalt poolt nad keskkonnaeksperdile esitanud ja nüüd uuesti ka Keskkonnaametile, kes siis tõenäoliselt peab uuesti üle vaatama, enne kui nad Keskkonnaagentuurile sissekandmiseks esitab. Aga see info on tegelikult juba üsna ammu kogutud ja ka saadetud. Aga dokumentide teabenõude alusel ei väljasta Eesti Metsavõiks MTÜ-le? Tõtt-öelda, ma ei tea, mis seis on viimasena, kuna ta on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse poolt vastu võetud, ma tean, et see teabenõu on tulnud, ma ei tea viimast seisu, kas ta on väljastatud või ta ei ole väljastatud, ma saan aru, et ei ole siis veel. Aga see info kui selline, ta on meil aruandes sees ja ta peab jõudma ka registrisse. See ei ole minu personaalne küsimus, Eesti Metsavõiks MTÜ ikkagi tegutseb üle-eestiliselt ja ma olen Sigula küla elanik, seega ka kohalik. Aga ma tulen selle teema juurde, kas on konkreetseid küsimusi juhtühendusteede kohta, sest muidu me ei jõua need blokke läbi käia, et paljud küsimused kindlasti käivad korduvalt ühes ja teises kohas, aga võib-olla ma jõuan siis natuke ettepanekud avada rohkem. Kas ma võin kiiresti küsida veel ühe küsimuse metsaraiete kohta? Indrek Tammekänd, looduskaitsebioloog, on öelnud, et on olemas selline rahvusvaheline hea tava, et aladelt, mis on sõjaväe kasutusel,
tegelikult tavalist nagu raietegevust ei tehta, et see on hea tava, mis on kõikidele nii-öelda rahvusvaheliselt teada. Et aga Eestis nagu nii Nursipalus kui Soodlas on nagu mingisugune eriolukord, kus RMK siis paralleelselt Kaitseministeeriumiga siis nii-öelda tuleb inimeste nagu nii-öelda koduhoovidest ehk inimesed on topeltlöögi all. Ja minu meelest ka eilsel koosolekul sai öeldud, et RMK toimetab lihtsalt oma siis nagu nii-öelda tavaliste metsamajandamiskavade alusel, aga sellist asja ei tohi olla. Esiteks, veel ei ole ju tehtud mürauuringuid, et need metsad ju peavad püsti olema müratõkkeks kõigepealt esiteks, teiseks ka nii-öelda puht emotsionaalsed põhjused, ehk on olemas ka teadusuuringud, et inimesed vajavad metsasid ja rohealasid selleks, et olla terved, selleks, et tarbida vähem ravimeid. Ja põhimõtteliselt ma arvan, et enamus inimesed kõik saavad aru, et me oleme sõjaolukorras, me oleme tagalas, me tegelikult vajame nagu mingil moel nagu kaitset Eestile. Enamus, peaaegu kõik inimesed saavad sellest aru, aga just nüüd metsanduse poole pealt, lageraiemajanduse poole pealt on nii Nursipalus kui Soodlas inimesed topelt löögi all ja see on täiesti tarbetu, et RMK samal ajal tegeleb metsamajandamisega, kui me nüüd tegeleme nende polügoonide laiendamisega, nagu kohati on mõistetav. Raha inimesi ka. Võib-olla milleks meie poolt on kaupusi jõudnud, kes täna veel kord suhtles üle RMK-ga, et mis see viimane seis on. Meie teadmine oli see, et RMK ei ole kuigi palju viimastel aastatel seal raiet teinud. Ma räägin, see meie teadmine, et kaupa suhtles täna RMK-ga veel üle. Meie inimesed on nendel aladel igapäevaselt. Me oleme ka täna neid alasid üle vaadanud, raied seal on ja on ka erametsadel neid raied ja tõepoolest on need ka meie harjutusvälja all. Harjutusvälja ala on nimelt RMK metsad. Keskpolügooni ümber on ainult RMK mets. Et mis puudutab keskpolügooni ümbrust, seal tõepoolest RMK minule teadaolevalt Eestis ka majandab. Mis puudutab keskpolügooni ennast, siis seal on küll riigi eriplaneeringuga seatud väga konkreetsed tingimused, kuidas seal metsa võib majandada. Ja kuidas siin Soodlasse peaks jätkuma, need tingimused erinevate huvigruppide koostöös, ühe huvigrupina ka RMK selgitatakse selle protsessi keskel. RMK on üks osapool ja RMK on väga tihedalt seotud Keskkonnaministeeriumiga, et meil ei ole kõige vähemgi sellest, et kui seal nendes puhveralades ja kaugemal ka see mets säilib, aga siin on erinevad huvid ja me oleme kaardistanud teie huvid, RMK huvid. See protsess on käimas ja ilmselt neid arutelusid selles protsessis tuleb siin üks ja võib-olla rohkemgi veel. Kuidas täpselt oleks vajalik see planeeringus täpsustada? Kas te tahate, ma näitan teile konkreetselt vabandage, siin on olnud. Täna sõitsin läbi selle ala. Ma hetkel ei taha, sellest me võime pärast edasi rääkida. Meil on tehtud reaalselt lageraide aasta tagasi ja kus täna raiutakse riigimetsa tehakse lageraide. Härmakosusse tuleb täiega sealt müra. Tänu selle lihtsalt võetakse metsu, jätke kuskile metsad alles. RMK kõik raha. Kuskile kindlasti jäetakse alles. Ma lihtsalt ette ruttama kommenteeriks seda. Müra modelleerimisel arvestatakse põhimõtteliselt müra leevendamata meetmetega, aga meile teada olevalt, eriti suurte relvade puhul, see mets ei anna päriselt müra leevendavat efekti. Ma olen nõus sellega, et psühholoogiliselt on ta väga oluline rekreatiivses mõttes, kõike seda ta on, aga müra leevendamise mõttes ta tegelikult modelleerimise tulemuste põhjal ta ei anna olulist mõju. Ja loomulikult hindame, modelleerime erinevate meetmete mõju ja lähtume siis sellest, mis sealt tuleb siis isegi. Kas te tahate öelda seda, et kui teha pauku metsas ja teha pauku põllu peal, et need paugud kostuvad erinevalt kaugusega, loomulikult kostuvad. Teed pauku põllu peal, kostub see kaugele. Teed pauku metsas, kostub see natukene lähemale. Tegelikult on see nii. Ma olen ise jahindusel, ma tean, kuidas pauku mõju, kuidas pauku levib. Proua lihtsalt tema puudist.
ilmselt on mingi vahe paukudel, aga meie uuringualuseks on modelleerimine. On paukud, aga võtaksime edasi käsi ja seesama ettepanek oli ka eile, et RMK ei peaks seda metsa sellel ajal majandama, me saime selle protokolli, ka täna saime selle protokolli ja ma võtaksin järgmised küsimused, sest küsimusi on palju. Selle ettekande lõpuni käia ja võtaks need ettepanekud, need küsimused koos, sest väga suuresti siiski kattuvad. Päris palju küsimusi esitate ka juurdepääsu teedele, alates sellest, et miks ei ole planeeringualas sees, välistage üks või teine või kolmas juurdepääsu tee. Siis oli ettepanek selle kohta, et see Põhja- ja Lõuna-Laskevälja ühendustee, see ei sobi. On läbi käinud ettepanek, et tehke see ühendustee üle Tallinna Veetammi. Siis on mitmed ettepanekud seotud teatada sellesama müramõjuga, et mis teedel võiks avalduda ja ettepanekud, kuidas seda müramõju peab siis leevendama, et tehke tehke kergliiklusteed ja tehke väga palju mindi juba ettepanekutesse, kuidas te leevendada, mis tegelikult, kui meil on programmi etapp, kui me küsime, et milliseid mõjusid tuleks hinnata, siis see on juba tegelikult ette hüppamine sellest, me võtame loomulikult selle teadmiseks ja mõju hindamise ekspert kindlasti ka arvestab ja teadvustab seda, aga iseenesest see ei ole päris see sisend, mida me selles etapis ootaksime. Siis harjutusväli ise, et harjutusvälja koha pealt tuli ettepanekuid väga palju Lõuna-Laskeväljaga seoses, jätke see ära, jätke see suualaselt välja. Tehke see võtmermõju, mida me oleme öelnud, et me peame realistlikuks ja võimalikuks arvestada kuskil 500 meetrit, kus metsa säilitatakse. Tehke see kilomeetrit, tehke see 2 kilomeetrit. Tagage juurdepääs Sootla veehoidla põhjakaldale, lõunakaldale. Vist said äkki olulisemad asjad siin hetkel. Ja see, et miks on ta liiga, miks on see planeering nii üldine. Mõnda asja selgitan väga palju arvestamise võimalust. Selles mõttes ei ole, et nagu alguses juba ütlesin, see harjutusväli nendes piirides on täna asutatud. Et täpsustame harjutusvälja piiri kulgemist. Mis asi see piir üldse on? Piir on selline 4 meetrit lagekoridor, mille keskel on piiripostid, et igaühel oleks võimalik aru saada, et ta nüüd siseneb harjutusväli alale. Et see on see piiriala, et kui me räägime niinimetatud laiendatud ohuala mõju hindamisest, ka siis seal me arvestame selle piiritähistusega. Mis puudutab Lõuna-Laskevälja ja siis seda sood, siis nende ärajätmist me ei ole varem pidanud võimalikuks, ei pea seda täna, et Kaitseväe väga tugev seisukoht on see, et milleks see harjutusväli, just eriti ka see harjutusväli konkreetselt vajalik on, selliste õppuste harjutamiseks, et selleks on vaja nii põhjapoolset kui lõunapoolset laskeväljasid, et ühest jääb väheks, et neid riigiloogiselisi vajadusi seal täita. Looduskaitselisi ja inimeste... Me hindame looduskaitselisi vajadusi ja vaatame, kui palju meil on võimalik kokkuvõttes sellega arvestada. Mis puudutab neid puhvertsoonide laiendamisi, siis see tähendab ilmselgelt seda, et selle arvelt, et laskeväljad veel vähenevad laskeväljad, ehk et nende soomusmanöövermasinate liikumisraadius selle ala sees muutub selle tulemusena sisuliselt olematuks. Ehk see on asi, millega arvestamist me kahjuks ei pea võimalikuks. Et kus täpselt ja millises osas see piir hakkab kulgema, täpsustab siis mõju hindamise tulemusena. Detailplaneering üldistusaste. Räägime teemad üle, siis võtame küsimuse. Üldistusaste on üsna üldine, täiesti teadlikult ja vajalikuks peetuna üldine selleks, et me oleme kogenud keskpolügooni näitel seda, et väga detailne planeering, kus on sisse pandud asju, mis tegelikult ei pea üldse ruumilises planeeringus olema, saab väga ruttu takistavaks olukorras, kus areneb tehnika, muutuvad vajadused, muutuvad relvad suuremaks, ohualad suuremaks. Me täna räägime sellest, mida me parima teadmise puhul teame, mida seal teha on vaja, aga planeering annab võimalusi natuke rohkem, kus selles vaates, et riigi eriplaneering ei ole asi, mida iga 3-5 aasta tagant teha, et seal peab olema rohkem võimalus antud, kui päriselt tekivad vajadused tegevuste elluviimiseks, mida ei ole detailselt arvesse võtta, sest selleks tehakse vajadusel mõju eelhindamised, vajadusel ka päris mõju hindamised ja need tingimused on kirjeldatud üldiselt
keskkonnastrateegilise hindamises ja ka juba siis selles kehtestamise otsuses. Siis natuke sellest põhja- ja lõunakaldast, et need on alad, mis jäävad ilma mingite kompromissideta ohualadesse, meil ei ole kuidagi võimalik neid välja jätta, meil ei ole plaanis seal vahetult kalde ääres masinatega müdistada, aga need on vajalikud ohualadena, et neid lihtsalt ei ole kuidagi võimalik välja jätta. Ehitusõigusest rääkis planeerija juba üsna pikalt, sellel hetkel pikemalt ei peatu. Ja sama on selle Koitjärve rabaga, et see on vajalik ohualana, sinna ei ole plaanis minna, kuskil rabas neid masinaid ka ei mütta. Ka jalastunud liikumiseks ilmselt vajadus on üsna väike ja mõni hindamise raames täpsustab, kas ja mis võimalused selleks on, et mingit tugevaid vajadusi hetkel ma ei tea selleks. Vabandust, võtame siis järjest. Mina olen Külli Rahu, mul on selline tegelikult vist mõjuhindajale küsimus pigem. Ja küsimus on see, et kas kunagi on juhtunud, et hinnangu käigus jõutakse järeldusele, et mõju on niivõrd suur ja see ei ole leevendatav ja seda asjadega ei saa? Ja sellist asja on juhtunud. Teie küsimus on ilmselt ajendatud sellest, et selliseid mõju hindamise aruandeid ei ole avalikustatud väga palju. Selle põhjus on see, et kui me jõuame järeldusele, et mõni tegevus ei ole võimalik selle tõttu, et mõjud on liiga suured või leevendamatud, siis üldjuhul protsessis püütakse midagi ringi teha, midagi muuta, nagu ka täna siin on räägitud, et kui mõjude hindamine tuvastab, et mõni tegevus on liiga suurem, siis seda ei tehta, siis muudetakse planeeringulahendust. Mina olen seda tööd teinud suhteliselt pikka aega ja mina olen avalikustamisele saatnud ühe sellise hindamise, mille tulemus oli järeldus oli, et selle projekti järgi seda tegevust ei ole võimalik ellu viia, aga see oli eraarendaja töö ja kõik leevendusmeetmed olid siis tema jaoks äriliselt liiga kallid. Tervist, Sööl Paavel Kirli külast. Mul on üks küsimus ja mure juba tükemat aega, mis puudutab seda Soodla veeõdla ümbrust ennast. Et jälgides seda ajalooliselt võib täna üsna kindlalt väita, et tegelikult asi hakkas halvemaks minema peale seda, kui rajati need läbivad magistraalid, ütleme kuskil 15 aastat tagasi. See looduskasutus on muutunud drastiliselt. Ma ei räägi ainult sellest, et mida Kaitsevägi seal teeb. Tegelikult seda ruumi kasutavad, seda ala kasutavad ju ka kõik inimesed. Ja kui täna minna Soodla veeõdla äärde, siis jääb selline tunne, et sellel ei olegi peremeest. Tähendab, see on lagastatud ära täiesti ja seda ei ole teinud muidugi Kaitsevägi arusaadavalt. Aga seda on tehtud sellepärast, et see ala on nii kergesti kättesaadav. Ja muidugi võib nüüd küsida, et aga mis siis, et see ala on kättesaadav, et väga tore. Aga mulle tundub, et need asjad peaksid olema kuidagi sünkroonis. Et kui nüüd ala on kättesaadav ja inimesed saavad seal liikuda, siis tegelikult peaks olema garanteeritud ka see, et seal on loodud inimestele nagu puhkamiseks vastavad eeldused. See on elementaarne tänapäeval. Ei saa teha niimoodi, et see lasta ise voolu teed. Et ma toon konkreetse näite, et ma käisin jaanipäeval Soodla veeõdla ääres. Siin on rajatud suvalisi ehitisi, kilest, kontorimööbli, kilest peldikuid, vabandust. Maju on ehitatud siin on ehitatud maju. Mingid pildistage neid. Ma panin selle info välja ja minuga võttis järgmisel päeval ühendust Sten Väinaste, ma pakun seal Põhjapiirkonnast ja ma olin väga üllatunud, et ta seda kiiresti tegi ja küsis, kus koha peal need hooned on rajatud. Me läheme likvideerime nad ära. Ma juhatasin nad sinna. Aga kui nüüd sügisel, kui Soodla veeõdlas oli vesi magal, siis tegelikult nad olid need kõik seal alles.
ja Sten ütles ka, et minule vähemalt kirjas, et neid ehitatakse sinna nii kiiresti, et neid ei jõua likvideerida. Aga kas see nüüd tähendab siis seda, et kogu see ala jääb nagu hea peremehe käe välja? Et kas sellest küsimus või ettepanek on mul selles, et kas võiks planeeringus arvestada seda, et seal ikka inimesed käivad ja et see ei jääks nagu selline lihtsalt lagastamise alaks? No jaanipäeval sõitis keegi skuutriga juba seal. Kas te olete kunagi näinud, et... Jaa, et ma võib-olla natuke üritasin vahele kommenteerida, et kui meie seda ala kasutame, siis see piir on nii-öelda tähistatud, aga ega sinna okastraataega ette ei tule. Ka täna on Tallinna vesi tegelikult väga pikka aega väga hädas sellega, et see ei ole avalikult kasutatav ega avalik veekogu, ometi kõik seda kasutavad, seda ümbrust lagastatakse, see on väga suur mure ka nende jaoks. Aastal 2004 on vesi ka ise koostanud riskihinnangut. Ma täpselt ei tea selle sisu, aga direktiivis see nõue tuleneb ja seda tehakse. Et see on suur mure ja probleem, et ühtepidi meile väga palju ettepanekuid kirjasid on tulnud selles stiilis, et see on oluline rekreatsiooniala, paadilaenutused, kas skuutrid, kõik see on ette loetud, see on väga oluline, tuleb arvestada, milline majanduslik mõju ja nii edasi. Tegelikult see ala ei ole avalikult kasutatav, majanduseks kasutatav, seda lihtsalt tehakse niiviisi ja see on probleem. Aga selle õigus on ju olnud tegelikult ligipääsu teed, sa üldse oled võimeline skuutriga sõitmisele välja. Ma ei tea, kas kõik oskab siin ligipääsu teede kohad. Kas siit on midagi nagu konkreetselt meiega seotud ka? Keegi teab seda ligipääsu teede teemat kommenteerida täpsemalt. Minu küsimus oli selles, et kes see on see peremees, kes see seal kirakorra eest tulevikus hakkab seisima? Kes see vastutus selle eest? Harjutusväli on iseenesest meie kasutuses, aga mis puudutab soodla veehoidlate selle tagamist, et sellele ei saaks ligi, see on teistpidi jälle Tallinna vee küsimus, et ilmselt selles protsessis neid küsimusi saab siin põhjalikumalt arutada, kas ja millised võimalused on. See on täna juba ammu ennem seda, kui see harjutusväli sinna ka tekkis, rääkimata sellest, et ta ei ole täna kasutuses praktiliselt. Et see on olnud väljakutse ja probleem pikka aega. Eeskätt on ta väljakutse Tallinna Veele, kes vastutab selle eest, et see vee kvaliteet oleks korras. Ei, küsimus ei olnud vee kvaliteedis, küsimus on selles, kes selle ehitiseks Tallinna vesilaas. Ehitised, ebaseaduslikud ehitised. See ei ole praegu täna üldse selle... Elari Kalmaru Riigikaitseministeeringute Keskuse harjutusväljade portfelli juht. Sten on minu meeskonnas ja küsimus, kes tulevikus peab hakkama neid ebaseaduslikke, nii nagu ta ütles, peldikuid likvideerima, siis meie. Seal need osad, kilest hooned ja mis jamad sinna ehitatud on minu teada isegi eramaade peal. Neid tõesti vist ei ole ära likvideeritud. Aga lähme edasi. Ma arvan, et me selle harjutusvälja ploki sööme siit läbi käinud. Riigi omatus. Et räägime natuke laiendatud ohualast, et see on hästi palju tekitanud segadust. Mis asi see on, mida seal tehakse, kas see kehtestatakse riigi eriplaneeringuga, kui sageli seda kasutatakse ja nii edasi, et me kõiki need küsimusi ei hakka ette lugema, aga laiendatud ohuala, nagu ma siin ka varem rääkisin, on siis vajalik selleks, et ka seal samas harjutusväljal kasutada relvasid, mille ohualad ulatuvad välja. Laiendatud ohuala iseenesest on vajalik ainult ohualana. Need teed, mis jäävad selle sama laiendatud ohuala sisse, need teed on täna olemas, nende teede kasutamiseks ei ole meil vaja laiendatud ohualasid. Teede laiendamiseks ei ole vaja laiendatud ohualasid. Teede ääres ka jalgsi liikumiseks ei ole vaja laiendatud ohualasid. Laiendatud ohualasid on vaja vaid sellisel juhul, kui sinna ulatuvad ohualad. Selliselt nagu Kaitseväe keskpolügoonil on aastast 2015 antud riigi poolt luba neid alasid teatud tingimustel, teatud otstarbel siis kasutusele võtta, on see vajadus ka soodla puhul olemas. Kas seda vajadust rahuldatakse või mitte, see on eraldi otsus, seda ei otsustada selle riigi eriplaneeringu kehtestamisega. Küll, aga me hindame selle protsessi KSA osana mõjud ja mõjude hindamisel me oleme võtnud samad lähtealused nagu keskpolügoonil, ehk see ala on kasutuses kuni 90 päeva aastas. See on väga pikk aeg, või me täna väga kaugel selleks, et neid laiendatud ohualasid sellisel määral kasutada
ehk et mõjuhinnangud väga suure tõenäosusega väga pikaks ajaks tugevasti ülehindavad neid mõjusid, aga me pigem ülehindame neid kui alahindame. Ja lisaks sellele, mis puudutab, ütleme, et kui me räägime, et on vajalik ohualane, et mida ta siis inimestele tähendab? Inimestele tähendab siis seda, et nendel päevadel, kui on neid vaja kasutada, on teed suletud. Kui me räägime sellest kolmandast teest, siis see kolmas tee tegelikult kulgeb väga suures osas selle laiendatud ohuala piiril. Seda ei ole selles olas, mis ta piiril kulgeb, ei ole vaja sulgeda. Me täna töötame selle nimel, et leida lahendusi ka selleks, et need otsad, mis jäävad ohualasse sisse, et ka neid oleks ikkagi võimalik kasutada. Et kas ja kuidas see täpselt õnnestub realiseerida, vajab täpsustamist, aga me töötame selle nimel, et seda saab vabastada. Siin meil võib-olla selle juures rääkida, et ettepanekud on tulnud ja erinevatelt turismi ettepanekutelt, kuidas seda laiendatud ohuala kasutada, milliseid kokkuleppeid teha, kui pikalt ette teavitada. Ma arvan, et see on kõik väga oluline, mis puudutab suurõppusi, mille puhul see vajadus eeskätt on. Need on üsna pikalt ette teada, samamoodi suuremad matkaspordiüritused, need on pikalt ette teada, et ma usun, et siin on täiesti osapooli rahuldavad lahendused selles osas olemas. Mis puudutab suusaradasid, siis ka sellele on mõeldud ja selles protsessis me töötame selle nimel, et lahendused leida, et need on võimalik koos kasutada, see, et Kaitsevägi sõidab nendel teedel ja samal ajal see on võimalik ka suusaradasid siis kasutada, teed ei lõhuta ära selles mõttes. Siis natuke uuringutest, et uuringuid siin pisut juba puudutatud taimestiku, linnustikku, Metsise, Tedre ja Kotkast uuring, et see on plaani võetud. Siis on ettepanekuid tulnud liiklusuuringute kohta. Liiklusuuringutega on see teema, et me näeme, et see uuring antud protsessis tegelikult meid kuigivõrd ei aita. Ma natuke täpsustan seda, mis sai öeldud eilsel koosolekul, et kuidas toimub teekoridorides mõju hindamine. Me modelleerime militaarmüra mõju, see militaarmüra ulatub ilmselgelt ka sinna teede piirkonda, et seda me modelleerime. Et mis puudutab nüüd seda tee enda kasutamise mõju, siis seal me kasutame olemasolevad andmed selle kohta, milline on liiklus Tallinna, Narva maanteel, Piive maanteel, kui palju seal neid peresid on, kes seal eeldatavasti tihedalt liigume, suhtleme kaitseala kasutuse osas, Keskkonnaameti ja RMK-ga, et me kasutame seda infot ja me ei näe, et see uuring seal põhimõtteliselt seda pilti muudaks olukorras, kus tegelikult see suur osa koormusest, mille pärast muret tuntakse, tuleb Kaitseväe enda poolt ja tegelikult see sõltub väga palju jälle sellest, et kui palju meil neid liikumiskoridore siis täpselt kasutuses saab olema. Et sellest tuleb see hinnang müra kohta siis teedel ja sealt edasi juba soovitused selles osas, et kas on vaja leevendavaid meetmeid kasutada või ei ole vaja kasutada. Kuna jutt käib liikumiskoridor, kui me räägime liikumisuuringust nendest ühendatud juurdepääsuteedest, siis need jäävad väljapoole planeeringuala. Nendele meetmed planeeringuga ei kehtestada, kui seal tuleb see päriselt see teerajane Kaitseväe vajadustega seoses, seal seda täpsustatakse projekti raames, tehakse koostööd kõigi maaomanikega, võib-olla seal tekivad mingid täiendavad uuringud selles protsessis, aga meile jääb hinnangu tasemel olemasolevate andmete põhjal, me ei näe, et oleks põhjendatud seal mingit muud üürikut teha. Siis ettepanekuid Keskkonnaameti poolt on tulnud veetaseme modelleerimise kohta. Meil on tegemist planeeringuga, meil ei ole projekti, seda arvestades meil ei ole võimalik teha kindlasti lausalist veetaseme modelleerimist. Me tugevneme hinnangutele, kus võib probleem olla, millised tegevused on plaanis. Võib-olla mingites lõikudes me tõesti ka eskiistaseme täpsusastmes projekti teeme ja seal midagi modelleerime, aga tõenäoliselt ei ole see lausaline. Ja kui mingil hetkel see vajadus tekib, siis seda võib olla vajalik teha hiljem või siis teine variant, et me pigem hindame mõjusid üle ja lähtume sellest enda edasiste tegevuste planeerimisel. Siis uuring inimeste meelsuse selgitamiseks, et meie hinnangul on see asi, mida tegelikult need samad avalikud arutelud suuresti täidavad ja selles protsessis tegelikult, nagu on siin varem öeldud, et selle Soodla harjutusvälja planeerimine on käinud väga pikka aega.
on erinevatel kooskõlastusringidel, ettepanekute kogumise ringidel käinud veel enne avalikustamist, et meil on päris palju infot selle kohta, mis on murekohad. Nendest samadest kirjadest, mida siin tuli palju ja olid üsna pikad, siit tuleb väga palju infot selle kohta välja, mis on see meelsus, mis on see mure, et ma ei näe, et see uuring selles osas oluliselt saaks pilti muuta. Siis asjakohaste mõjude selgitamiseks, siin nagu korra juba varem sai öeldud, siis KSH programm iseenesest ei ole see koht, kus fikseeritakse asjakohased mõjud, nii nagu see tehakse keskkonnamuutuses, et selguvad tööprotsessis. Küll aga ma pean vajalikuks selgitada, et kui me räägime siin asjakohastest mõjudest, siis meie lähtepunkt on see, et harjutusväli on konkreetses asukohas tänasel hetkel asutatud ja need mõjud, ütleme nii, et väga palju väljapoole harjutusvälja ei sõltu sellest, kuidas toimub planeerimine harjutusvälja sees. Et selles vaates, et kui me mõtleme siin mingite turismiettevõtetele avalduvale mõjule, siis tõenäoliselt sellest väga ei sõltu, küll aga kindlasti peame vajalikuks teha koostööd turismiettevõtetega, meil on saadetud kiri, kus on alla kirjutanud päris suur hulk ettevõtjaid ja selle suunal me plaanime kindlasti kohtumisi. Siis sinna samasse nii-öelda auku läheb ka kinnisvara väärtuse hindamine. Kinnisvara väärtuse hindamisest oli üsna palju juttu ka tegelikult keskpolügooni riigi eriplaneeringu koostamisel. Seda täitsa tõsimeeli üritatigi seal teha, aga jõuti selleni, et seda muutust, inimeste silmis ilmselgelt langust, seda ei suudeta usaldusväärselt tõestada. Kui palju ta muutub, kas ta muutub, tõenäoliselt ta muutub, aga seda ei suudeta fikseerida. Ehk et sellised majanduslikud mõjud ka kinnisvarale avalduvad mõjud taanduvad väga suuresti sellisele kompenseerimise teemale, mille kohta tuli hästi palju ettepanekuid, aga need kompenseerimismeetmed on need, mis ei ole ruumilise planeeringu osa. Ruumilises planeeringus me kehtestame meetmed, mida on võimalik ellu viia selle planeeringu ala väljaarendamisel, osaliselt ka selle kasutamisel, aga need kompensatsioonimeetmed ei ole need, et selle info me korjame üles, selle info valguses on poliitikutel see võim, et otsustada, kas ja milliselt neid meetmed siis jagada. Kaitseministeerium on ise omal algatusel aastast 2019 makstud heade kavatsuste kokkuleppe raames valdadele, kelle territooriumile jäävad harjutusväljad hüvitisi. Hüvitamine on plaanis viia määruse tasemele, sellega püsivaks, need põhimõtted on plaanis muuta. Millised täpselt saavad olema, see ei ole hetkel veel päris paigas. Selle määruse eelnõu koostamine käib Kaitseministeeriumi valitsemisalas, ma loodan, et üsna varsti, kuu paari jooksul, see jõuab meie majast välja ja saab ka avalikult kommenteeritavaks, kaasa mõeldavaks. Ja siis on juba poliitikute otsus suuresti, et kuidas me edasi liigume, et me kõik teame riigile palju rahalise vajaduse, et kuidas ja kui palju siis otsustatakse täpselt suunata. Natuke oli juttu ka riskihinnangutest. Riskihinnangud iseenesest ei ole keskkonna hindamise osa, me räägime konkreetselt sellest ettepanekust teedega seoses, siis need on avalikult kasutatavad teed, nii nagu peavad meie kaitseväelased jälgida. Lähtuma reeglitest, nii on vaja ka inimestel, kes seal kõnnivad, ikkagi tähele panna, et kus nad on. Et päris kõik ei ole võimalik ette teha. Siis on ettepanek kultuuripärandi dokumenteerimiseks. Päris eraldi kultuuripärandi dokumenteerimise uuringut me ei pea vajalikuks, küll aga nagu juba varem öeldi, toimub arheoloogiline uuring. See võimalik, et selle raames tuleb välja mingi kultuuripärandi objekte ja võimalik, et sealt lähtuvalt võetakse ka juba riikliku kaitse alla midagi võib-olla me saame enda jaoks siin ära rääkida. Ja kui on inimestel teadmist, et seal on mingid kultuuripärandid, siis selle info me korrame üles ja jääme ka kuvame ka kaardikatamisele. Ja tervisemõjude uuringus oli nii palju, et tervise mõjud sellisel kujul, mida siin ilmselt on silmas peetud, ei ole tasuvalt kahjuks mõju hindamise osa. Need on eraldi suured uuringud meie enda mõju hindamisel. Lähtume sellest, mida on erinevatest tervisemõju uuringutest siis räägitud, olgu see siis müra või vibratsioon ja siiski ka minemata liialt detailidesse, sest et eeskätt on selle mõju hindamise ülesanne lähtuda, nendes mõju hinnanguses lähtutakse eeskätt piirnormidest. Kui me räägime mõjust inimesele, kui me räägime elustikule, siis seal on oma kriteeriumid ja elustiku ekspert on see, kui on oluline või on oluline. Seda müra teemat me oleme siin üksjagu juba puudutanud, natuke puudutanud veel.
ehk siis militaarmüra hindamiseks on tellitud modelleerimine. Seal on erinevad stsenaariumid, keskmised harjutuspäevad, üksikud mürasündmused, suurte relvade suuri laskusid, nende müra nii-öelda näitajad, need on tõlgendatavad, teisendavatavad ka vibratsiooni mõjuks, ka selle kohta tulevad vastused, hinnangud sellest välja. Siis on terve rida ettepanekud selles suunas, millal ei tohiks harjutusvälja kasutada, mis päevadel, mis kellaaegadel ja nii edasi. Praegu nädalavahetusel tuleb kohtumine käib. Võib-olla seda oskab siin portfelli juht paremini kommenteerida kui palju, aga jaa, kindlasti mingitel hetkedel käib, et kui pidev ta on, ma ei tea, kindlasti me välistada seda ei saa, aga nii palju kui võimalik, me arvestame nii pühadega, nädalavahetustega, et see sõltub hästi palju omakorda sellest, et kui palju meil on harjutusväljasid reaalselt kasutada. Et täna meil on väga suur harjutusväljade puudus, et see on üks osa sellest, miks seal täna ilmselt toimub see. Siis ettepanekud selle kohta, et peaks olema müraseiret ühes ja teises kohas. Müraseire meetmed selguvad mõjuhindamise tulemusena, mida peaks tegema, kus peaks tegema, kuidas seda kõige õigemalt korraldada. Asjakohastest mõjudest tegelikult rääkisime, siin veel mõned üldisemad teemad, mis on tegelikult vist juba varem läbi käinud, midagi väga muud siin ei ole. Võib-olla eraldides on märkimist see, mis puudutab teavitamist, et see teavitamine ei ole ruumilise planeeringu osa, seda planeeringule otseselt ei kanta küll, aga see on kahtlemata väga oluline osa ja aitab ka meie silmis mõjusid leevendada, et sellega kindlasti tegeldakse. Me oleme saanud indikatsiooni, et see jätkuvalt ei ole justkui päris nii hea, kui ta võiks olla. Korjame siit neid probleeme üles ja püüame neid parimal võimalikul viisil lahendada. See on kõige viimane fail, see on kõige viimane fail. See võib ette jääda, kõik otsad lugeda. Jah, ja see jääbki ette, et nagu ma juba kommenteerisin, see ongi viimane fail, ma tõesti räägin pikemalt ja seda ma kordama ei hakka, et see teema on tegelikult läbi käinud. Et ma võtame küsimusi. Täna üritasid on nali, tantsutrukk. Jah, mina nüüd siin Erakond Eestimaa Rohelistest, et olen mitmel sarnasel koosolekul olnud, et ütlema, et üks asi, mida ma siin jällegi näen tegelik ja sisuline kaasamine, te ei kaasa mitte kedagi. Te ei kaasa, te olete otsustanud ära ja Skepast ja Puhkib on otsustanud ära, et nad teevad nui neljaks sinna kohta selle väljaku härrased. Ohvitserid ütlesid, et teil ei ole vahet, kus nad harjutavad, aga teie valite meie selle piirkonna kõige kaunima ala, mis on Natura kaitseala, täis liike, mida ei ole võimalik ümber asustada, neid ei ole võimalik ümber asustada. Ütleme ausalt, et teie töö on väga halb. Mina paneksin sellele hinde 2. Ma kordan seda, et see harjutusväli on asutatud juba aastal 2014. Juba siis oli öeldud, et selle harjutusvälja planeerimiseks koostatakse riigi eriplaneering, millega täpsustatakse harjutusvälja piiri kulgemine. See otsus ei ole täna tehtud siin. Täna me tutvustame seda programmi, mille mõjusid me hakkame hindama. Eskiisi. Kas te tahate harjutusala laiendada või te ei taha? Harjutusala me ei laienda, harjutusala on moodustatud. Me täpsustame loodust piiri kulgemist, et ilmselt need muutused selles piiris on väikesed, kus on võimalik sellega mõju loodusele vähendada. Aga võtame järgmised käed. Ja siin oli ja siis kohe. Anna Raalaküla, Valge Külamane. Et kui Kaitseministeerium tellijana andis teada praegu kirjelduses, et kinnisvara väärtust ei ole mõtet tegelikult hinnata, see ei ole tehtav, seda on proovitud. Nüüd programmis ometigi on ju vara hindamine sotsiaalmajanduslike mõjude on ette nähtud, et küsimus siis hindajale, et mida siis kavatsetakse hinnata, tellija ütleb, et seda niikuinii teha ei tasu. Teine küsimus on ka, kuna mikrofon läheb ära, on siis leitnandile, kolonelleitnandile, et põhjendage palun seda sõjalist vajadust, seda harjutusvajadust metsa mahavõtmise järele. Et kui programmis on 95% metsa maha võtta, et kas sõjaväelane kinnitab seda, et harjutuste läbiviimiseks peab olema plats lage.
mina ise olen seal väljakul 35 aastat tagasi harjutanud, siis oli ju 2 mets, kui seal oli teine sõjavägi. Vastan siis kinnisvara hindamisel sellised ettepanekud, mida Kadri tutvustas, puudutavad konkreetsete kinnistute hinna määramist. Seda ei ole tõesti võimalik teha, sest see lisaks siis riigi eriplaneeringu kehtestamisest või mittekehtestamisest oleneb nii paljudest muudest asjaoludest, näiteks pankade laenukontodes. Mõju hindamise käigus me hindame üldiselt seda, kas on olulisi mõjusid, mis võivad kinnisvara väärtust mõjutada, nii nagu seda keskkonnamõju hindamist puudutav seadusandlus nõuab, seda tehakse kõigis mõju hindamistes sellisel üldisel tasemel. Et see väljendub see hinnang siis millele, et ütlete, et on mõju või ei ole mõju või mingid suunis? Meil on õnneks täna kohal see ekspert, kes seda hindama hakkab. Hendrik, et kas sa tahad täpsustada, et mida sa kinnisvara hinna väärtused? Hendrik Pukki Liidult. Siis mõjuhinduse käigus hinnatakse tõepoolest siis mõju varale ja mõju selles mõttes, et mitte kindlasti nagu vara väärtust või rahalist väärtust, et sellega mõju hindamine ei tegele. Vaid et kas see kavandatav tegevus, kas see võib mõjutada selle vara kinnisvara nii-öelda seisundit või mõjutada seda, mis võib siis hiljem põhjustada juhul, kui keegi soovib müüa seda väärtust. Päris segane ütle, võid müüa ära või saa. Ausalt. Selles mõttes, et kinnisvara on võimalik ära hinnata. Kinnisvara maksab täna X. Minu kinnistu maksab 500 000. Kui mul tuleb laske kirsene kõrvale, hommikust õhtuni käib põmmimine, siis öeldakse mulle, et Margo, sorry, sinu maja maksab täna 2 sotti, ma ei ole rohkem nõus maksma. Mina kolin ära, sellepärast, et mul on närvid läbi, ma ei suuda selle enam elada. Siis on tegelikult täna see, et 500 000 saab 200 000, aga kuhu jääb mu 300 000, ma küsin. See on nagu mäntaval, mida küsiti peale maratoni, on ju. Et ma ei tea, kuhu need sekundid kadusid, aga kuhu kadusid tunnid? Et veel kord, et rahalise väärtuse mõju hindamine ei tegele. See ei ole see vahetus väärtus. No, kui te niimoodi ütlete, siis see võib niimoodi on, aga mõju hindamine selle ei ole. Mõju leevendamine, see on kodus musti tulemas. Ma võin natuke veel selgitada seda poolt, et kuidas on olnud varasemalt see praktika, mis puudutab kinnisvara väärtust, siis minu kogemuse põhjalt ja mulle teadaolevalt, et selle kinnisvara väärtuse põhiliselt moodustab ikkagi see kinnisvara ise, tema seisukoht. Aga siis on võimalik seda hinnata? Jaa, see nõus, just nimelt. See väärtus on võimalik loomulikult ära hinnata, aga kui palju see kavandatav tegevus mõjutab seda väärtust? Meie abikaasaga konkreetselt on viimast 2018. aasta sügisest kuni tänaseni investeerinud Raudoja külla oma talu ehitamise 500 000. Oleks me teadnud, et siia tulevad täristama rohelised mehikesed, me kindlasti seda ostnud ei oleks. Täna on see, et me tegelikult kaotame selle raha. Meil rõõmitakse see raha ära. See, mis oli 2015, oli kukepüst selle kõrval, mis ta on täna. Te räägite samamoodi, me räägime kaasa rääkimist. Me esitame 42 inimest kui ühendust esitavad teile oma ettepanekud ja te vilistate kõikidel ettepanekud. Täpselt nagu eile ütlesite meile, et te kaalute ainult ühte, mis on see laiendatud ohuala piiri tõstmine, aga mitte midagi muud.
saate aru, mitte ühegi. Ei, ma räägin, et see on ainult üks teema, millele te puudutasite nendest 42 ettepanekust ja allukatest küsimustest. Minu abikaasa esitas teile küsimusi, kas oli 28 või midagi sellist öelda. Need jooksid ka seal teile läbi, ei, seda pole võimalik, riigikaitse kaalub üle, on kõik tund. Inimestest lihtsalt sõidetakse tangiga üle. Inimestest tekib suur kodumaa armastus ja suur kaitsetahe. Et selles mõttes, et meil on täna küsimus, et me peame leidma kuskil kompromissi. Palun tulge istuge Soodlaga kaitseks MTÜ-ga lauada maha ja hakkame otsima neid ümarkohti siis. Liifime neid hulki maha kuskil. Sellepärast tehakse sellist asja läbi riigi eriplaneeringus. Selgelt meil on asju, on objekte, mida riigil on vaja, aga mille mõjud on sellised, mida teistmoodi ei ole võimalik planeerida. Otsustabki, nii ongi. Valitsus me teame juba, punane ja rohelise kostüümiga. Aga siia ütled, et kaasamine nii vale. See on ju vale, kaasamine. See on planeerimisprotsessi. Planeerimisprotsessi. 52, me pole saanud esitada küsimusi. Ettekande tuli Neid küsimusi on esitatud kirjalikult, nad saavad ka kirjalikult vastatud, mis on esitatud. Kas ma saaksin paluda, et mina esineja oleks neid kätte saanud ja mina neid ka, et oleme suhelnud? Kas on veel mõni küsimus? Reaalne küsimus? Andke märku. Reaalne ettepanek on protokolliga. Tänane koos oli väga informatiivne, aga seda informatsiooni jäi nagu vaja. Seda jäi vaja ja aega jäi väheks. Kaasamist ei toimu. Ja ma tõesti, ma palun seda protokollida. Just. Ehk siis tänane Kristina Kamps-Valgeri. Et see eskiisprojekt, mis ta siis on? Eskiisplaneet. Ja planeerimisplaneet, mis ta siis on? Et täna pannakse see lukku. Kas me võiksime seda pikendada? Kas me võiksime seda arutelu siis pikendada? Te mõtlete tänast arutelu? Tänast arutelu ilmselt siin kõrval on võimalik jätkata nende inimestega, kellele küsimused on, jah? Seadus seda teate, et kaasamine peab ka näima sisuline, mitte ainult olema sisuline. See, mis praegu siin, et meile teete lihtsalt mingi 2 tundi räägiti mingi 4 valida, mingi tulima juurde, siis saab olema kõik. Kas te arvate, et parem oleks olukord, kus me kui me teame, et me reaalselt ei saa seda arvestada, kas see oleks tõesti parem variant? Et pigem me oleme täna ise pidanud kaasamine, salvestame, ma ei tea, kui palju see siia puutub, et me oleme püüdnud teiega olla nii ausalt kui võimalikult selles osas, kuivõrd meil on võimalik et ettepanekutega arvestada, kuivõrd mitte. Päris palju selgub mõju hindamise protsessis, mis on ju alles tulemas. Teie ettepanekud on täna võetud teadmiseks, ka mõju hindaja teab, et taustal arvestab mõjude hindamisel kui teie kui huvigrupi huvidega. Kaalutakse erinevaid ettepanekuid, erinevaid huvigruppe, eraisikuid, ettevõtteid, ma ei tea, RMK-d siin kõrval, Tallinna Vett näiteks. Mis te saab täpselt kuskil päeva järjeks, et te tuleb Natura ala? See on otsustatud enne, me täna seda arutelu siin ei anu. Meil on detailne lahendus, meil ei ole asukoha valiku otsimine. Ma sain aru, et praegu vastasid väga konkreetselt, see otsustatud. Asukoht on tõesti otsustatud. Aga kui keskkonnauuringud näitavad seda, et siin ei ole võimalik nagu sellises mahus nagu rajada seda ja siis te ütlete, ei, me ikkaski rajame sellepärast, et see on otsustatud. Te ise vastasite, aga tegelikult 300 päeva, me lubame teed nii palju ei ole vaja, me oleme palju vähem. Või siis need teed, et tegelikult see nii palju ei sõideta. Et teeme nagu niimoodi, et paneme konkreetselt numbrid, mis nad siis on. Nii kõrget hoone, aga me ütleme, et 30 või kui palju seal meetrit oli. Me hindame mõjusid kõige suurema võimaliku mõjuga, mida me suudame nagu ise prognoosida, et võiks olla. Aga kas te saate kõik, mis dokumenti saab olema kirjutatud? See ei ole planeeritud.
planeerimisdokument, me ei planeeri relvasid, me ei planeeri neid päevasid, meil on ruumiline planeerimisdokument. Te planeerite 300 päeva aastas harjutamist ja hiljem seda ei muuda mitte keegi, kui see on seal kirjas. See ei ole planeeringus. Teine ja lõpetage see planeering ära. Oligi sinkadu säilinud alguses. aga siin on veel paar küsimust. Küsimus on selline, et te praegu põhjendate oma laiendamisvajadust sellega, et kaitseväel on tekkinud suurem võimekus ja teil on vaja rohkem ruumi. Kuidas ma saan olla kindel, et 5 aasta pärast ma ei ole praegu seal mõjualas, et ma ei pea ise oma kodust välja valima? Milline on tõenäosus, et tegelikult 5 aasta pärast on selline, sest tehnika nagu areneb ju ülikiiresti? Ma arvan, et 5 aastat ei ole nii väga pikk periood, et siin selles põhimõtteliselt tegemised selles osas siin piirkonnas. Kahurid lähevad suuremaks ja vastu õigi kokku. Isegi 2 aastaga olete muutnud oma planeeringut kõvasti, neile ütles Anija Allavanem seda. Tead, ta ütles, ma mäletan seda, aga seda nii-öelda arendusprogrammi eskiisi ei ole muudetud, need laskeväljad on seal sellised, nagu nad on kogu aeg olnud. Muutus on siin selles osas, et kui alguses oli tõesti jutt sellest, et on võimalik ehk ka 2 hakkama saada, et see 3 ei ole tingimata vajalik, siis praegu on jah olnud Kaitseväe sisend see, et on vajalik 3, et me väga selgelt ikkagi analüüsime 3 vajadusena. Inimese kodu on püha, inimesed kodud välja on selline mõiste nagu kodumaa. Oleme kuulnud, teame. Aga mis siis vastavalt sellele ei tegutse? Tegelikult olete räägite sellest, et alustati 2015, aga see, mis oli 2015... Palun laseme küsida küsimusi nende... See vahe on kostmiline. See vajadus on selles ajas, eriti viimase aasta jooksul oluliselt suurenenud. Saatke sinna Ukrainasse padruneid, mitte ärge siin tehti. See on üks osa lahendusest, aga mitte terviklahendus. Meil on viisakad inimesed, kes tõstavad käsi. Palun laseme küsida. Ivar Korn, seltsi Loodusinimene sõjavägi ja Pilapäeva elabik ja teeb planeeringu osaline. Et kui te nüüd natukene suudaksite, tõepoolest on väga halvasti korraldatud, sest kui meil on piirangu aeg, inimesed on tigedad, kui te natukene suudaksite ka mingis osas vastu tulla, siis oleks ka mingi positiivne noot. Et see ongi see sama jupikaupa planeerimine, sisuliselt see, mis siin räägiti, Läti uus harjutusväljak 25 000 hektarit, keskpolügoon, Soodla, mõlemad ohualad, 30 000 hektarit. Kumb on suurem, oleme jupikaupa teinud, te võite siin ükskõik mida väita, endine kantsler Seebiov väga ülbelt ütles ERR-i saates, suurendasime keskpolügooni, pole probleemi. Hiljem, nüüd ta on siis Välisministeeriumi kantsler. Meie seltsid tegi teile aastaga ettepanekuid, jätke metsa alles, te ei tulnud millegagi vastu. Me oleks täna palju lihtsamaid asju, täna ärate praegu, eks, oleks palju aetud maha. Ma muigan selle peale, et meie viimane kohtumine oli see, et te saadate meile rohkem kui ühes valdkonnas oma ettepanekud ja me pakkusime omalt poolt, et teeme koostööd, läheme valdamise, kohtume RMK-ga ja leiame neid nii-öelda kaosalasid ja tegeleme sellega. Kahjuks ei ole me siiamaani saanud ei ühes ega teises valdkonnas teie poolt pärast kohtumist mitte ühtegi ettepanekut. Teie tegite meil ettepanekut kohtume RMK-ga, niisugust asja oli. Kohtumine oli see, et me leppisime kokku, et teie saadate meile need ettepanekud, millest me siin rääkisime, et selle teemaga edasi tegeleda. Ja neid me ei ole saanud. Need on tegelikult kirjalikult protokollitud olemas. Ja ma nüüd täpsustaks veel asja. Loodame, et see tänane protokoll tõesti tuleb ka nii, nagu ta peaks olema. Ükskõik, ütleme, mis keegi ütleb. Lähme kirja pärast saame lugeda, kuidas 50 aasta pärast inimesed saavad lugeda. Lähme keskpolügooni eriplaneeringu viimastele avalikele aruteludele, kus midagi enam otsustada ei saanud. Igaüks võib minna ja vaadata, mis seal kirjas on. Seal ei ole sõna-sõnad kirjas, seal on mugavalt teatud välja need ettepanekud, mis teile ei meeldinud. Seal on 5 mingi kokkuvõtte. See ei ole protokoll, see on mingi suvaline kokkuvõte.
ja see nii on, mine vaadake. Protokoll ei ole ka sõna-sõnalt kõik üles kirjutamine, et täna ma mõtlen, protokolli fookus saab olema see, mis oli ettepanekud, konkreetsed probleemid ja vastused, et kindlasti selle iga sõna kogu sellest kohast tunnist kirja ei saa tulema. Seda ma tahangi öelda. Siis see saab seda kirja. No meil on igasugu hinnanguid, on ju, kas me kõiki hinnanguid hakkame kirja panema? Ja te vastate, ma seda ei tea, ma seda küsimusele vastate, see tähendab seda, et ei ole ettevalmistus. Ma ei küsinud teie käest, ma ei tea moel. Kohtumisel oli eesmärk tutvustada seda eskiisi ja programmi, et me võime võtta loomulikult igasugu küsimusi ja võtamegi, aga ka see plokk on siin siiski vajalik. Ma saan aru, et täna väga suuresti heidetakse ette, et justkui see on ja ei ole piisavalt küsimusi saanud võtta. Et kui kellelgi on aega veel väheks jäänud, siis väga palju küsimusi ma tean, et on siin salvestustest ka. Mina tahan öelda, et kui te räägite, et riik otsustas, siis tuletame meelde, kes on riik. Riik on rahvas. Ja rahvas on teie tööandja. Ja nii see on. Ja nii see peab jääma. Ja see, kuidas te irvitate ja käitute, see on lihtsalt piinlik vaadata. Tõesti piinlik. Aga aeg on täis, meil on järgnevad küsimusi, me oleme olemas, et saab küsida, me kahjuks peame seda ruumidest vaatama. Ajakava on siin ees olnud ja olulisem teema läbi käinud, et